ma võtsin praegu lapsed peale, kõik 3 tükki Šengitaga ja me lähme poodidesse. Homme on isadepäev, nii et lähme vaatame midagi toredat platsile. Seal taga on autod. Näh, anna see mu kätte. Ma saad valida siit auto. Issile ja endale siis näiteks. Sa võid muidugi midagi muud ka Issile võtta. Aga neid mõlemaid saab või? Vaata palju üks maksab. Sa tahaksid ühte endale ja ühte Issile või? Vaata, kas sa leiad hinnasildi siit pealt kuskilt? See on vormelid ka. See on vist 10 euri äkki. Siin peame vormelid ka. Vaata on selline 2 tükki neid, ühe Issile, ühe endale. Tahad samasuguseid või? Äkki võtad erinevad, siis saate erinevatega mängida. Nii. Issile on ka sama palju. Ma annan Issile sama palju agedaid autosid. Samas autosid tahad valida või? Okei. Ja see üks auto on nagu sul on ja selle rattad on teistsugused. Okei, näita mulle korra neid. Okei, väga lahe. Et võtame neid 2 või? No. No teeme neid siis. Mul on see auto. Anna. Aga. Okei. Kunagi ma isegi mängisin seda. Mis see on? See on nagu... lille kusta. Okei. Lukuseb lille. Okei, nice. Nii, ja hinnad on 4 ja palju see maksab? 5. Okei. Normaalne. Ja ise ka leidis midagi juba... Ei tea, pole teinud. Tšau. No mis leiad? See on tema nimi ka. Päris hea. Need ülejäänud olid katki, ma vaatasin seda täitsa taha. Okei. Mis see siin peal on? Vaat see on need, mingid vahad, mis siia panna. Sulevad seal nagu lõplikast head lõhna. Päris äge. Palju see maksab? 5 euro. Okei. Tahad midagi veel saada või? Ma arvan küll. Minna võiks ka 10 euro eest kokku. Ta juba leidis kõik asjad. Jah, Karli võiks ka 10 euro eest. Ma juba nägin nagu siukseid mega nõunasid. Mul ei ole siukest asja. Tahtsin vaitsukest. Tahtsin see ka kaasas. Jaa. Kas on pehme see on? Kas on suke? See on jah pehme. Kes on selle Issile? No siis sa pead valima, kas sa tahad autosi või seda. Maksavad sama palju. Autosi? No siis võtame autod. Ma meenust, me pidime kahvleid ka otsima. Aga vaata Issile kinke, ma vaatan nii kaua kahvleid. Kui siin on üldse. Kuldsed. Kas me tahame kuldseid või tavalisi, nagu meil kõik üle on? Oleneb, mis metallis see kuld on või see on lihtsalt mingi värvkate, mis võib maha tulla. Jah. Tõsi, hea point. Võtame tavalised, siis on nagu kindel. Ei on. Aga näed, ma vaatan sealt poolt, seal kaugemal. Kui me sisse tuleme, sealt on 10 eurot. Siis saab katki natuke. Ja see on siit külmub peal kõik.
see on valesti kokku suunud. oota. See läks ahjus prõks. Ei, siis peab midagi muud valima vist. no võin vaadata, kas seda on veel lihtsalt. ei, see oli 3 tükki ja teised olid pakendid täitsa katki. Siis peab midagi muud valima. Diffuuser. Vau! Okei. See pakend, see ei ole hullu. Ma arvan, et päris äge ju. Palju see maksab? 7 euri. Odav ka. See oli ainukene ka. Okei. Noh, aga võta siis see. see läheb välja nagu mingi hiigelpiparmakaaga. Tilgid. See on nagu need valged piparvõitud seledad. See on 10 euro. Ma arvan, et see on rohkem. See on 33 eurot. See siin on 20 eurot. Kui sa need 2 tagasi viid, siis ma võin ühe selle suure võtta sulle. Aga siis see on nagu Issile kink. Kui palju see maksab? Kus see hind on? 17, see on ka umbes 200 hind. Kui palju need maksavad? 20 ka 200 hind. Kui palju see maksab? No mis sa mõtled, võtad need 2 või ikkagi, jah? Okei, siis läheb see lukku. Me maksame siis ära. Võtame mahla ka või? Vaata, siin on see seeromahla. See on Lutsile meeldib täiega. Millise võtame? Kuulge, millise mahla võtame? Pinkleme neid. No valige 1 mahl või 2, ma ei tea. 1. Davai. Näite kooki ka. Ma tahan midagi juua ka. Tudu. Ah? Tahan midagi juua endale. Millal? Praegu. Me oleme koju nüüd ju. Ma tahan seda võtta. Ei, praegu ei võta. Mis siin kirjas on? Play. Mängi. Mis siin kirjas on? Kus? Siin. Super isa. Karl on karjäärikult ees. Sa teed Karl? Karl tuleb kõrvest või? Siin on nagu trips oleks saanud. Ma tahan teist koos issiga ka pilti saada. Okei. Palun tulete meelde, ma unustan äkki ära. Ai, siin on ju trips on see. Ai, keedu. Ma ju kuuletusin, miks sa mind maha lasid. Ma ju kuuletusin, miks sa mind maha lasid. Ma ei tea, mis see kuuletamine tähendab. Kuuletumine on see, et ma kuulasin su sõna. Tere hommikust. Как ты такая?
issi, vaata, mis kuugi peal kirjas on. Ma hakkad sööma. Ma hakkan. Mida keegi juua tahab? Ja ise ei tohtinud ainult kissi tohtinud, see on tema isade päev. Nüüd hakkame pilte tegema. Nii, no. Tulge nagu natuke sealt ukse august välja rohkem. Minna on väga siia sinna kraadiklaasi ette. Vot nii, väga hästi varjata ja lubest ära. Vaeratame ka, see ei ole matus, onju. No kõik beebiriided, aga need ei ole. Need ei lähe mulle selge. No proovi äkki ikka läheb. Vigivast materjalisse. Tasub üles riputada siit. Siis lõpuks kampsunus sa ei ole mulle väike. Me olime täiega ka veel, kas peaks olema suurem, see polnud suurem numbrid, nii et... Ma arvan, et see ikka mahub talle. Peaks mahtuma. No see on parem. Meil vist ei olnud kellegi peal väga proovida. Aga jah, ma olen juurde isegi võtta. Ei võigi. Aga väga hästi. See on päris äge asi. See läheb mulle arvuti lauale. Triipsu vaata, siin läheb. Peaks ehitama hoid ja õuegrilli külge. Pudeljaava. Kõlv valis lausa endale samasugused, et saaksite koos mängida samasugust autodega. Täpselt samasugused? Jah. See on isegi see auto, mida Teddy Randal on, sealt rattad on teistsugused. Hakka naist riideid valima, kui tõua minna. Ju. Jah. Rüts läks just mu autol rehve vahetama ja ma tulin nõue, sest et mul oleks vaja natukene peenratta oleks ette valmistada. Et siin mul on need vanad varred tuleks ära lõigata. Ma ei tea, selle ma võib-olla peaks ka lõikama vist. See oli juba nii metsikuks läinud, et lõikan just sellega maha. Ja siis need kaks peenad samamoodi. Ja siis mul on veel maja ees roosi peenar ja võib-olla natuke rohinga, ma ei tea. Ma teeb need ära, siis on talvel lume alt ka natuke ilusam, et ei paista mingid rootsud välja. Selle rehvi vahetuse koha pealt mõtlesime talverehvid alla panna, sest et siin, ma ei tea, ilmatargad lubavad, et uuel nädalal juba lubab miinust. Nii et mul on juba need suverehvid suht pastlad, et oleks aeg ära vahetada. Muidu lõpeb halvasti nende miinuskraadid. Meil on vahel vaja lapsi tuua viia mööda selliseid kõrvalisemaid teid veits, et siis seal on nagu alati mega libe. Aga praegu ma alustan vist roosi peenrast. Lõikan mingid lehed ära, mingid peenemad oksad, natuke lõikan võib-olla lühemaks ka ja siis vaatame edasi.
nii, ma sain nüüd selle peenra korda. Päris mingi rohima ei hakka, aga ma riisusin ära ja tegin roosipeenraga korda. Et praegu on siukene. Et võtsin kõik siuksed peenemad oksad ära ja lõikasin natuke lühemaks ja võtsin need lehed ka ära. Et siis ei tegi mingeid hallitusi siin lume all. Siin võtsin natukene neid pruune okkaid ära, et oleks õhulisem. Ja sellega ma ei tee siin mitte midagi. Aga mis ma hakkasin vaatama on see, et meil ei ole enam lehti puu peal. Ehk siis mul oleks mõistlik ka kõik see lehesodi siit ära kokku riisuda. Nii et ma hakkan siis seda tegema. Nii, ma sain nüüd maja eest riisutud. Tegin need kuhjad siia. Ma ei tea nüüd, kas Ruts äkki viisib need kokku korjata. Ma ei ole kindel, kas ma jaksan, sest mul on veel aia tagant vaja ka riisuda ja maja tagant veel peenrat korda. Nii et ma võtan selle töö viimaseks ja vaatan, kas ma jaksan ise või palun Rutsi abi. Aga igatahes palju ilusam on nüüd siis, kui lumi maha tuleb, siis on ka nagu natuke ilusam, et ei paista mingid lehed kuskilt lume alt välja. Nii, Ruts aitas mul need lehekuhjad ära vedada. Ja nüüd ma hakkan maja tagant tegema peenart siis puhtaks. Võtan lihtsalt tuimad kõik nulli. Nii, ma sain nüüd kõik maa tasa lõigatud. Ma pean veel need hunnikud ära tassima sinna komposti hunnikusse. Ja see on valmis. Väljas hakkab pimedaks ka minema. Ma ei tea isegi, mis kell on. Aga ma arvaks, et mingi 3, 4, 5 kuskil umbes. Ma ei tea. Aga ma ei tea, veits nagu juba kõht annab ka tunda, nagu hakkab kergelt toonulisse minema. Et ongi paras aeg lõpetada ja tuppa minna. Ruts tõi vist süüa ka poest, nii et teen käppe veel selle lõpuni ja siis lähen sööma. Why the mouse over there? Do not break. Minu eilne tegus päev ja tänane magamatöö on lihtsalt nagu 1-0 minuga teinud. Aga ma siiski otsustasin, et ma käin trennis ära. Küll on nagu 0 jaksu ja teiseks mul on
mingi rets närvivalu kuskil alaseljas või siin kuskil savakondi juures. Et ma ei saa nagu väga ei istuda, astuda ega pikutada. Ainult mingi külili lamada, aga siis on ka mingitel hetkedel on ikkagi valus. Ühesõnaga, üks jama ajab teistega. Aga ma arvan, et natukene liigutamist tuleb nii kasuks. Ja kuna ma jalutada väga ei viitsi, kuigi võiks. Ma jalutan jõusaalis lindi peal või natukene. Aga mingi praeguste ilmadega nagu väga ei viitsi kuskil mujal käia. Ja siis ühesõnaga lähme käime jõusaalis ära, teen mingisuguse jalapäeva. Vaatab, kui palju keha teha lubab. Et ma väga tahan nagu minna, sest et see kuidagi hoiab mind nagu emotsionaalselt ka paremas seisus. Et nii kui ma trennis ei käi, siis ma ei tea, siis mul kaob igasugune mott üleüldse midagi teha. Ja toitumine on mul ka nii lappes, see tuleks ka käsile võtta. Nii et ma ei tea. Ma siin olen mõelnud, et peaks nüüd toitumisega käsile võtma, et jälle uuesti. Ma olen seda mitu korda juba vahepeal siin võtnud käsile ja siis ta on jälle mul kuidagi paigast ära logisenud. Et ei ole lihtne, aga ma ei anna alla. Nii et pushime ka edasi ja vaatab, kui hästi või halvasti mul see välja tuleb. Lihtsalt annan ennast parima. Et nüüd on isadepäev on ka peetud, kook on otsas. Ma ei tea, mis ma selle Peepkos ostetud magusa purgiga teen. Praegu ta on meil suhteliselt tühjaks saanud, lapsed tegid ka suht 1-0 sellele. Nii et ma ei tea, nagu ta on ilus on vaadata, kui seal on toredad magusased sees, aga ma kipun seda kõike sööma ka kohe. Ja seda ma nagu praegu ei taha väga. Aga samas ma tahaksin sisse midagi panna. Ma ei teagi nüüd, mis ma panen sinna mandariinid sisse või mandariinid, need peavad vist õhu käes olema. Ma ei teagi. Ühesõnaga midagi peab välja mõtlema, mis ma sinna sisse panen. Mingid suhkruvabad küpsised või ma ei tea. Aga see on nii nunnu, et sinna tahaks midagi panna nagu. Ühesõnaga see selleks. Ma olen käinud jõusaalis ära. Vaatab, kas ma jään ellu. Loodan, et jään. Ja siis ma arvan, ma täna ei viitsi väga midagi rohkem filmida. Võib-olla ma pärast annan teada lihtsalt, kuidas mul jõusaalis läks, aga ma olen nii väsinud täna lihtsalt, et ma proovin seal jõusaalis ära käia. Ja siis, kui mul vähegi jaksu on, siis ma võib-olla töötlen täna pilte, aga teine asi, mida peaks tegema, on see täna on esmaspäev, ehk siis ma peaks veits kammima asju, mis mul vaja on ja kas kuskil on äkki häid soodukaid, et saaks nagu ära osta. Ehk siis see võtab ka omajagu aega, nii et ma ei tea, kas ma jõuan täna piltideni. Eks näis. Aga okei, ma käin trennis ära. Võiks öelda, et mõnikord ikka keha üllatab ka. Täna mul nagu polnud üldse enam jõudu, energiat. Ja läksin trenni ja ma ütleks, et üle pika aja üks väga hea trenn oli. Et jah, energiat nagu endiselt ei olnud ega ei ole endiselt veel praegu ka. Aga jõudu oli ja kõht nagu väga toonusesse ka ei läinud. Võib-olla kergelt, aga nagu see ei seganud mind eriti. Ja isegi närvivalu nagu väga palju tunda andnud. Eks ma tunnen seda kogu aeg, aga midagi hullu ei olnud, et nagu see ei seganud mind. Ja jah, jõud oli ka, nii et üllatavalt mõnus trenn oli ja mul on hea meel, et ma ikkagi ennast kokku võtsin ja trenni tulin. Et teinekord ikkagi tasub pushida, isegi kui tunne on siuke, et no täna pole trennipäev, aga mõnikord tasub pushida ikkagi ja tulla trenni.
et ma jäin tänasega küll rahule. Aga nüüd ma lähen koju, vaatan, kas mul on midagi head süüa. Et tahaks midagi tervislikuma poolset. Vaatab. Ma tean, et Ruts eile tõi mingit lõhekala. Võib-olla äkki teha tatart sinna kõrvale. Kõlaks nagu ka päris hästi. Ma ei tea. Ühesõnaga, vaatame, mida huvitavat me leiame. Et me ei hakka praegu vist poodi minema teeme. Meil on seal palju toite, mis tuleks ära süüa. Et sööme need toidud ära ja siis lähme poodi, sest meil kipub niimoodi olema, et meil läheb päris palju toitu nagu viskame minema, sest me nagu algul tahame, sööme natuke ära ja siis mingi osa toidust jääb seisma ja siis meil juba on uued isud ja võtame uue toidu poest, et siuke natukene liiga raiskamine on niimoodi. Proovime täna olla tublimad ja vaadata, mis külmkapis on. Et jah, ühesõnaga ma olen koju ja ma arvan, et vaatame pigem, mis see homne päev toob, et homme mul on loote anatoomia, nii et vaatame, kui palju me seda teile jagada saame. Ma siin praegu kiiruga teen omal meiki ja siis juba veerand tunni pärast lähme, ma ei tea, kas sind on näha? Oledki. Ja siis veerand tunni pärast lähme loote anatoomiasse. Nii et ma ei tea, äkki saab soo teada, oleks päris äge. Täna hommikul just mingi mõni hetk tagasi ma just rääkisin lapse liigutamisteemadel. Ma võin suht kindel olla, et just sellel samal hetkel käis mingi normaalne põks mul kõhus, nii et äkki see oli laps. Arvestades, et juba on 20+2 täna, siis võiks ju nagu juba tunda olla. Nii et ma loodan, et äkki siis lähipäevadel on järjest rohkem. Onkin jalat paistavat, että siis on tuhan seisus. Ja siitä paistaa, että se kertoo liian. Laps on praegu risti ja platsenta paistab ees seinal, lootelet on normaalsed. Halu näitab 321 grammi, 219 nädalat ja 6 päeva. Ja 26%. Kõik sai ära vaadatud, välja arvatud need südame suured veresooned, et ta on kogu aeg seljaga olnud meie poole. Siit paistab see okei, aga et kõik on niisugune nende ribide tõttu, kõik see pilt niisugune triibuline. Kasutan võimalust ära. Autosõidu ajal on hea vlogida, sest et siis ma saan 2 asja korraga teha. Ma muidu väga ei oska 2 asja korraga teha, aga autoga sõita ja jutustada sellega vastu ikka hakkama. Aga täna ongi teine päev juba. Et eile me käisime seal visiidil ära ja siis mul kuidagi olid emotsioonid nii laes, et ma lihtsalt
ei suutnud mingit kokkuvõtet sellest visiidist teha, aga nagu mega äge oli seal käia, et ületas igasugused mu ootused, et ma algselt kuidagi olin valmis juba pettuma, et ma olen nagu kuulnud igasuguseid jutte, et mingi arst umbes ei räägi midagi seal ja noh, ma olin nagu arvestanud, et ma teen nii-öelda 2D ultraheli, onju. Aga siis, kui ma läksin sinna ja siis ta pani mulle selle 3D pildi ette, siis ma olin küll, et okei, läheb põnevaks. Et ma olin nagu täiega unistanud, et tegelikult tahaks 3Ds näha last, et see kuidagi tunduks nagu palju reaalsem. Ja siis me saime kohe ka soo teada, mida ma veel teile ei ütle. Aga varsti. Igatahes siis see kõik tegi nagu nii rõõmsaks. Ja kuidagi see arst oli ka hästi tore, et nagu ikkagi suhteliselt palju ikkagi rääkis, kõik vajalikku nagu rääkis ära. Et midagi segaseks mulle nagu ei jäänud. Ja lõpus veel vastas mulle paarile küsimusele ilusti põhjalikult ära ja et hästi tore visiit oli. Ma pean küll reedel nüüd tagasi minema korraks, et kuna laps oli seljaga nagu siis ultraheli selle pildi suunas, siis ta ei saanud nagu pilti teha tema südametööst, et natuke ta sealt ribide vahelt nii-öelda nägi ja ütles, et tundub, et kõik on okei, aga ta ei saa pilti teha, et siis ma pean nagu reedel tagasi minema, et äkki siis on laps teistpidi, et eile ta lihtsalt magas seal mul niimoodi, et nägu ja kõik oli peidus. Ehk siis nägu nagu ka väga ei saanud vaadata niimoodi. Natuke külje pealt ja niimoodi sai, aga ja täiega äge visiit oli ja ma olen täiega rahul. Ja nüüd ongi põhimõtteliselt ainult veel reedene visiit, aga siis on põhimõtteliselt ainult veel sünnitusoodata, et midagi suurt ju enam rohkem ei tule, et Oskar on tehtud, lootanatoomia on tehtud, et nüüd ongi väga vähe jäänud, kõik ongi juba sünnituse suunas läheb, et päris huvitav. Ma võtan nüüd korra ühe paki ära, siis ma räägin teile täpsemalt edasi. Isegi ei tea, mis ma täpselt sain. Vaatame. Okei. Tean küll, mis see on. Ma arvasin, mul tuleb üks teine pakk. See tuli küll samast kohast. Oota, ma panen kaameraga õigeks. Nii. See tuli küll samast kohast, aga millegipärast nagu Gmailis oli pigem, et sellega veel tegeletakse ja ülejäänud asjad peaks jõudma. Aga see on vastupidi, igatahes. See on nüüd siuke kaamera muidugi tahtis paigast ära minna. Trackib mu nägu hetkel. Aga see on põhimõtteliselt beebirätik. Et ma siin esmaspäeval tegin väga palju tellimusi. Et nüüd mul hakkab siin see kuu järjest igasuguseid huvitavaid pakke tulema. Nii et ma arvan, et teil saab ka päris põnev olema. Korra katsun materjali. Okei. See on 100% puuvillast. Mega pehme. Tavai. Väga hea. Et jah, ma nüüd ei tea, mis järjekorras need asjad kõik tulema hakkavad. Aga eks siis järjest, kui asjad tulevad, siis ma näitan teile ka. Ma praegu ei hakka seda välja võtma pakendist. See on siuke mõmmi pilt. Ma ei tea, kas oli näha või mitte. Igatahes selle ma tellisin Babysitist. Vot. Aga nüüd me lähme trenni. Mul on selle nädala teine trenn nüüd vaja teha. Esimene trenn sai esmaspäeval tehtud. Teeme nüüd teise ka ära.
ja siis mingi päev proovime ka 3. teha. See eelmine trenn oli nagu väga hea, äkki tuleb täna ka hea, mul on praegu enesetunne on päris okei. Nii et lootust on. Et käime seal trennis ära, täna teeme ilmselt mingi seljapäeva, ma arvaks. Natukene seljalihaseid ja käelihaseid sinna juurde. Kui see on tehtud, siis vaatame edasi, et võib-olla ma töötlen Witchketteli pilte. Täna äkki, mis ma pean veel tegema, meenus praegu. Meil on magamistoas üks peegliga suur kapp. Et selle kappi ma nüüd ei tea, kas me anname ära kellelegi või viime otse prügimäele, et see veel selgub, aga igatahes ma teen seda tühjaks ja siis nüüd vaatab, kas neljapäeval või siis millalgi hiljem lähme käime IKEAs uuesti jälle ja ostame paar asja veel magamistuppa, et me saaksime selle kapi nüüd lõplikult kokku panna lapse jaoks. Et siis, aga selleks on mul vaja nüüd ruumi teha, et ma viin selle peeglikapi ära. Ja siis selle asemel tuleb siis lapsele kapp, kus ta saab riidepuuga saab nagu asju riputada. Ja ühesõnaga tegemist on palju. Teen selles järjekorras nagu tundub, et tuju on. Ja ma loodan, et me oleme kõik asjad tehtud, nii nagu peab. Sest et tegelikult juba järgmine nädal tahaks hakata tegelema vaikselt kalendrit tellimustega. Et tahaks tellida kalendrid ära. Et siin mul olid mõned inimesed, kes nagu tundsid huvi, et nad tahaksid sel aastal ka kalendrit. Ja muidugi ma ise arvan, et ma tahan ka tellida uuesti. Et päris tore on nagu oma pilte kalendrist vaadata kuupäevasi ja värke. Et teeks selle ka äkki järgmine nädal ära. Vot, aga ma olen käinud trennis ära. No nii, trennis sai käidud. Täna oli jälle väga hea trenn. Kuidagi üllatavalt hästi on see nädal olnud. Et kui nii jätkub, siis saab juba ju täitsa käia seal. Aga ega ma ei tea, kauaks seda pidu mul on, aga vähemalt nii kaua, kuni on, nii kaua ma käin. Et täna sai kõik harjutused ilusti tehtud. Mul ei valutanud ükski koht. Kõht toonusesse ei läinud, nagu üldse, mis oli väga tore. Ja jah, mul miskit. Nüüd ma käin poes ära, et proovin miskit natukene tervislikuma poolset kraami leida. Et siin seda jama on söödud nii palju. Kuigi ma sinna magusapurgi sisse ikkagi ostan, aga ma ostan põhimõtteliselt siukseid magusaid asju, mida ma ise väga saada ei taha. Ehk siis põhimõtteliselt mingid klaas, mingid need lutsukommid ja piparkoogid ja et need on siuksed asjad, mida ma nagu söön, aga need ei isuta, ehk siis tõenäoliselt kulub suht vähe, et siis on lihtsalt vähemalt ilus purk laua peal. Et tühjana hoida on seda natukene nagu nukker. Midagi ma sinna ostan, aga muidu on plaanis tervislikku kraami osta. Ma käin Rimis. Rimi on siukene selles mõttes hea koht, et siin on nagu tervislikku kraami ka ja samas on pigem odav, et muidu Coopis on kõige parem valik meil siin Türil, aga seal on hinnad ka muidugi juba nagu julmemad. Ehk et Coopi ma pigem ei lähe, kui siis viimasel variandil, et kui kuskil midagi ei saa kätte, siis lähen Coopi, aga muidu ma käin üldjuhul Rimis. Ma ei viitsi nagu 10 poega käia, et eks Maximast ja Krossis saaks ilmselt võib-olla veel odavamalt, aga tavaliselt nendes ei ole eriti mingid tervislikke tooteid meil siin. Et seal on suht kräpp. Nii et ma siis käin Rimis. Vot, aga ma käin poes ära. Ja siis vaatame edasi.
nii, mul sai poes käidud, ma natuke näitan siis, mis ma ostsin ka. nii, sihuke hunnik asju siis. Et kokku läks mul maksma äkki kuskil, ma ei tea, 70 euro kanti. Mul oli suur WC-paberi pakk ka. Aga põhimõtteliselt siin on need köögipaberid, siis on salfakarbid, siis on natukene erinevaid vahendeid kööki, siis on torusiil, saab torudesse lasta vahepeal. Siis siin on mul üks pakk mune, siis on kanakintsuliha, siis on maisitortilla, need on natuke paremad minu meelest kui need mingid täisteratud tortillad. Siis mul hullult lemmik, siin on küll suhkur sees, aga on kama keefiriga. Et see, ma arvan, et see keefir on natuke võib-olla seedimisel ka hea. Et siis kama maitse on nagu teeb selle paremaks. Siis on laitjuustu, kodujuustu, siis on beebiporgandeid, mangot, siis on profiili neid, mis iganes šokolaadivahtu, kaks pakki. Siis on vahukoort, plaanin teha nende, mis need on, Brüsseli kapsad või? Sellega mingit kana, vahukoore, mis iganes toitu. Siis kuivatatud ploomid, et ma ei tea, ma ei ole kunagi söönud, ma katsetan. Et mul seedimine on nüüd siin rasedusega veits sihuke kahtlane ja äkki sellest on natuke kasu, ma ei tea. Siis banaani. Ma banaani kasutan selle Kreeka jogurtiga. Et siin on mul veel tulevad need, mis iganes, kamapallikesed ja mingid siuksed asjad sisse. Siis mul on sihuke juuretise sai, ma ei tea, see on viimasel ajal meie lemmik. Et kuidagi hea maitse on sellel. Ja kanafilee sinki sinna peale 2 pakki. Ja siis piim ka. Ja siis ongi ainult veel need maiustused, mis lähevad sinna purgi sisse. Et ma võtsin praegu lihtsalt piparkoogid tavalised, mis võib-olla aeg-ajalt tahad, aga väga jõhkralt ei isuta. Ja siis võtsin erinevaid karamellikomme. Võtsin siukest piparmindi oma ja siis barbarissi oma 2 pakki. Ja Marianne komme ka, et see on siuke jõulune. Vot, siukene tuligi meie tänane ostukorv. Aga ma arvan, ma panen nüüd need asjad külma ära ja ma tõmban selle video siinkohal kokku. Et järgmine nädal uus video. Et ma ei hakka praegu rohkem pikemaks seda venitama, et täna õhtul lähen perekooli, aga ma arvan, et see on siuke tavaline loeng, et seal mul ei ole midagi väga teile rääkida ikka. Ja jah, eks näis siis, mis järgmises videos ees ootab. Ilmselt on palju uusi pakke tulemas, ma loodan. Nii et läheb põnevaks. Aga praegu mine kommenteeri, like'i, telli mu kanalit ja näeme juba järgmises videos. Tšau!